Tere, hea Tallinna liikluspildi vaataja! Tänases saates räägime teedest ja tänavatest. Nimelt on alanud kevadine teede ja tänavate lagunemise aeg. Kas ja kuidas ning mis viisil remonditakse teid ja tänavaid, räägime sellest lähemalt Tallinna Kommunaalameti juhataja asetäitja Tarmo Sulega. Samuti räägime liikluses osalevatest suurtest transpordivahenditest, mis kaaluvad üle 60 tonni. Need on trammid. Alates 1. märtsist käesolevast aastast kehtib rida uusi liiklusmärke ja teekatte märgiseid. Ja loomulikult vaatame üle ka möödunud nädala liiklusraporti. Ja möödunud nädala liiklusraport Tallinnas. Enim mõjutas Tallinna liiklust Gonsiori tänava rekonstrueerimine. See suurendas liikluskoormust kõrvaltänavatel nagu Narva maantee ja Tartu maantee, aga samuti ka Laikmaa tänaval. Oli mitmeid liiklusõnnetusi ja tõsisemalt sai kannatada 4 jalakäijat liiklusõnnetustes. Tõsine liiklusõnnetus juhtus Laagna teel, kus ülekäigurajal sõitis otsa kõrges vanuses juht jalakäijale. Ja omapärane liiklusõnnetus leidis aset ka Sõle tänaval, kus haige patsiendiga kiirustav kiirabi põrkas kokku parklast välja sõitnud sõidukiga, mille juht oli joobes. Kahjuks oli ka mitmeid joobes juhte, keda politsei jällegi roolist tabas. Möödunud nädala lõpetas kummaline liiklusõnnetus Peterburi maanteel, kus otsejoones sõitud BMW kaldus vasakule ja sõitis vastu fooriposti. Selliseid liiklusõnnetusi juhtub päris sagedasti, kuid liikluskaameratest oli näha, et peale liiklusõnnetust sõitsid sellest õnnetuspaigast mööda mitmed sõidukijuhid peatumata. Tegelikult liiklusseaduses on kohustus, et juht, kes märkab tee ääres olnud liiklusõnnetust, peab sellele reageerima, tuvastama, kas seal on kohapeal kannatanud ja vajadusel välja kutsuma ka abi. Antud juhul kahjuks seda möödujad ei teinud. On alanud kevadine teede ja tänavate lagunemise aeg. Kas ja kuidas ning mis viisil remonditakse teid ja tänavaid, räägime sellest lähemalt Tallinna Kommunaalameti juhataja asetäitja Tarmo Sulega. Käes on praegu aeg, millal teed ja tänavad lagunevad. Miks nad lagunevad kevadeti? Eks neid põhjuseid on mitu. Võib-olla esile tasuks tõsta see esiteks, et naastrehvidega teede kulutamine. See on üks suuremaid põhjuseid, kui teede pealmise katted kuluvad juba nii õhukeseks, et kivi peal enam hästi ei seisa ja siis nad hakkavad tükkaaval lahti tulema. See on üks põhjuseid ja teine on siis loomulikult see teekattete vanus. Mida vanemaks teekatted saavad, seda rohkem mikropragusid seal tekib ja temperatuuride vaheldumisel vesi sulab, vesi külmub, mida võib ööpäeva jooksul siin mitu korda esile tulla, siis hakkabki teekatte selle tagajärjel lagunema. Mis tingimused ilmastiku poolt on just need, mis kõige rohkem teed lagunendavad? No, eks ongi selline hilissügis, kui öisel ajal on miinustemperatuurid, päevasel ajal siis plusstemperatuurid ja samamoodi siis ka kevad, et kui päike juba natukene teekatet soojendab, aga öötundidel siis uuesti läheb külmaks, siis tekivadki need külmatsüklid. Pluss siis külmatsükleid veel suurendab see, kui kloriididega teostatakse libeduse tõrjet, mis siis uuesti natukene tee pealmiskihti sulatab ja sealt annab siis täiendavat külmumistsüklit teedele, nii et neid külmumistsükleid võib aastas tulla üle 200 Tallinna tänavatel. Televaataja on pahandanud löökaukude pärast. Kui kiiresti need löökaugud tekivad? No, löökaugud sõltuvalt ilmastikutingimustest võivad tõesti kujuneda ka tundidega. Et eks algne põhjus ongi see, et tekib siis mingisugune lagunemine ja olenevalt siis liiklusintensiivsusest, et nii palju kui autod seda sama lompi siis või auku läbivad, siis see järjest lagundab siis seda teekatet ja tihedama liiklusega tänavatel võib tõesti olla see tundide küsimus. Kas ma saan õigesti aru, et tänavate ülevaatusel ei pruugi tulevast löökauku näha, kuna vesi on nii-öelda mikropragudes ja kui hakkab see külmumise ja sulamise tsükkel pihta, siis see lagunemine muutubki kiireks? No
Üldiselt jah, aukude tekke on vähesel määral ennustatav, et ta ikkagi on seoses katete vanusega ja liikluse intensiivsusega, aga just seda sama kohta alati leida, et mis nüüd esimesena järele annab, et see on võib-olla keeruline. Kas teil on ülevaade Tallinna löökaukudest, Tallinna teede tänavate seisundist? Ja Kommunaalamet tellib Tallinna teede järelevalvet, milleks siis igapäevaselt liiguvad ringi 6 inimest Tallinnas ja just nimelt kaardistavad neid mittevastavusi, mis on siis pikemalt seletatuna teede seisundi nõuetele mittevastavused, mis on siis määratletud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi määrusega, et milline tee olema peab või siis milline tee olla ei või. Ja 6 inimest siis regulaarselt kaardistavad neid mittevastavusi, sisestavad andmed registrisse ja samast registrist siis toimub ka aukude remontimise planeerimine. Kui palju on inimesi või brigaade tegevuses aukude lappimisega igapäevaselt? See nüüd sõltub natukene remondi planeerimisest ja lagunemiste intensiivsusest. Et hetkel, kui on algamas just see teede lagunemise kõrga hooaeg, me alustame 5 brigaadiga, kus siis päevasel ajal töötab 3 brigaadi aukude lappimisel, öösel 2. Aga kui see tipp hakkab nagu väga kõrgeks minema, siis võib neid brigaade ka 9-10 olla Tallinnas toimetamas. Televaataja on küsinud, et miks ka päevasel ajal löökauke lapitakse. Miks te öösel ei lapi neid? Mõlemal on omad head ja vead. Peatänavatel, kus on väga intensiivne liiklus, seal me püüame pigem vältida päevasel ajal toimetamist, see on seotud väga suurte liiklustakistustega ja ka liiklejate pahameelega. Öisel ajal me püüame töid planeerida sellistes kohtades, kus ei ole külgnevaid elumaju, sest tööd ikkagi mingisuguse müraga ja muude töödest tulenevate häiringutega on seotud, mis tõttu proovitakse siis ööseks valida selliseid töid, mis on võib-olla elamusustustest natuke kaugemal. Televaataja on küsinud, et miks talvel lapitud auku nüüd kevadel uuesti lapitakse? See on ka nii ja naa. Sõltub sellest, et millist remonditehnoloogiat kasutatakse talvise teekatte lappimisel. Kindlasti ei saa talvise remondiga samaväärset kvaliteeti tagada kui suvel, kas siis asfaldiraaturiga asfaldit pannes või korralikult teerullidega seda tihendades. Et talvel on ta ikkagi käsitöö, see auk raiutakse sõna otseses mõttes välja, tehakse servad ilusti kandiliseks ja ka ajutine mustsegu siis paigaldatakse käsitsi ja tihendatakse vibroplaatidega. Kindlasti see katte tasasus jätab pisut soovida, mis ei rahulda võib-olla meie peatänavate siis katete sõidetavust, et ta ei ole väga mugav sõita. Sellel põhjusel vahetatakse paljud talvised lapid välja, aga üldiselt talvine lapp peab 2 aastat vastu pidama. Tulime täna trammiparki, et saada teada, kui raske on tegelikult trammijuhi töö. Ja trammipark pani meid trammirooli õppesõidule. Proovisime järgi. Trammi juhtimine on väga raske töö ja tähelepanu nõudev töö. Kui raske on tramm ja milline on trammi dünaamika ja pidurdusmaa? No, kui me räägime uutest trammidest, mis on Hispaania toodud KAV-trammid, siis tramm on päris raske. 64,5 tonni kaalub koos reisjatega ja dünaamika on ka hea. Ja pidurdusmaa, võiks rääkida, on päris pikk. Kui nüüd võrrelda tavasõiduautoga pidurdusmaad, et kui palju see pikem siis on tavasõidukist? No, võiks rääkida, et 3 korda kindlasti pikem. Millised on need põhilised probleemid liikluses, mida tavasõiduki juhid siis põhjustavad ja mis on probleemiks trammi juhtidele? Probleemiks kindlasti esimene see, et autojuhid ei arvesta küll gabariiti, ei arvesta vaemat, ei arvesta ka seda, et inimesed peatuses
tulevad trammist välja. Kas on ka neid juhtumeid, kus reastutakse trammirajale ja sellele järgneb kohe ka üsna kiire pidurdus? Loomulikult, need juhtumid on päris palju, et autojuht otsustab, et ta vahetab ritta, samal ajal ta ei jälgi peeglit ja teeb seda nii lihtsalt, et tramm siis tuleb tagant sisse. Mis siis trammijuht sellises olukorras tavaliselt teeb? Kas ta valib otsasõidu sellisele autole või pidurdab järsult või teeb mõlemat? Tähendab, see kindlasti oleneb sellest, kui palju temale aega on otsustamiseks. Et muidugi esimene reaktsioon, et ta pidurdab, annab signaali ja üritab vältida avarii. Mida nüüd reisija, trammireisija saab ise ära teha selleks, et temal oleks trammis ohutu? Kindlasti ta peab ennast hoidma kinni, istuda, kui see asi võimalik, mitte valida klapisted KAV-trammides, nad on päris ohtlikud reisijate jaoks. Nende istmetel võivad istuda need inimesed, kes näiteks koos ratastooliga inimesega, et kõrval istuda. Ja teine muidugi probleem, mis tavaliselt juhtub, et inimene jälgib interneti telefonis, et tavaliselt on kuskil mujal kui trammis. See on põhiline teema. Ja siis tuleb pidurdus ootamatult? Siis temale täitsa ootamata tuleb pidurdus, siis ta kukub, siis ta vigastab ka teist reisija ja ennast. Seega soovitus trammis esimesel võimalusel istuda ja kui see ei ole võimalik, siis võtta hea positsioon, kindel seisuasend ja hoida korralikult kinni. Kas tänapäeva trammid ka salvestavad seda, mis toimub trammi ümber ja trammi sees? Uued trammid salvestatud kõik tegevused, mis toimub ka trammi sees kui ka trammi väljas. Meil on 12 kaamerat erinevates positsioonides, nii salongis kui ka trammi väljas. Et kas tuleb sagedasti ette vaidlusi selles osas, kes on süüdi, kes hoidis kinni, kes ei hoidnud kinni trammis? Esimesel aastal, kui võeti kasutusele uued KAV-trammid, need vaidlusi oli päris palju. Ja kasutasime kogu aeg need turvakaamerate salvestusi, et kindlaks saada, kes on süüdi, kes mida tegi. Aga viimane aasta vist inimese sai aru, et kõik tegevus on salvestatud ja eriti vaidlusi pole sellel teemal. Kui palju juhtub aastas Tallinnas trammidega liiklusõnnetusi? Ma võin rääkida, et umbes 50. Ja mis on see peamine põhjus tavaliselt? Peamine põhjus see, et trammile anta teed. Tramm on rööbassõiduk. Sõites ristmikule samaaegselt koos trammiga on alati trammil eesõigus. Tramm peab andma teed üksnes siis, kui ta seisab ristmikul ja tal on punane tuli. Seega, kohtudes ristmikul trammiga või tehes pööret üle trammi tee, tuleb alati anda teed trammile. Kui nüüd on toimunud kokkupõrge trammiga, trammi teel, siis kes on tavaliselt süüdi? On tavaliselt süüdi autojuht, kes ei andnud trammile teed ja see ongi põhjus, esimene põhjus, et tulevad pimedast nurgast, et ei vaata nagu, kas tramm sõidavad mööda tänaval, ei jälgi liiklus. Ja teine põhjus on ka see, et keerates rolli üritatakse mitte ainult rääkida mobiiltelefoni, vaid saata sõnumid, e-postid. Seda ise tunnistavad ka autojuhid, kes sattusid trammiga avariina. Olge hea, öelge, mida peaks tänapäeval autojuht jälgima trammi juures, mis seisab peatuses? No nüüd on uutes trammides peatuses asi käib niimoodi. Sõidab tramm peatuse ja kui ta on seisma jäänud, siis trammijuht vajutab nuppu uksed lubatud. See tähendab seda, nüüd on lubatud reisijatele uksed avada nupuga. Ja need lambid hakkavad vilkuma. See tähendab seda, et uks on aktiivne ja seda võiks avada.
Seega tramm on jäänud seisma peatusesse ja uksed veel avanenud ei ole. Ei ole. Ja uksed avanevad nüüd millal? Sellest hetkest, kui trammijuht lubab seda teha. Et ta vajutab nuppu, uksed lubatud, siis ukse kohal lambid hakkavad vilkuma nii väljas kui ka seespoolt. Ja see annab ka signaali välja poole, nüüd võiks uks kasutada. Ja kui autojuhid jõuavad peatusse ja nendel on näha, et lambid ukste peal vilkuvad, see tähendab seda, uks on aktiivne ja ükskõik millisel momendil ta võiks avada. Ja sellest uksest võib inimese ka väljuda. Mis hetkest alates siis sõidukijuht võib trammist mööduda või mismoodi ta võiks trammist mööduda nii, et see oleks kõigile ohutu? No, kõigepealt ta peab jälgima, võib-olla on mõni jooksja, keda ootab ka trammijuht ja teeb uuesti uksed lahti, kui nad on kinni. Teine, et kõik lambid, mis uste peal uutes trammides on kustunud. Siis, kui tramm juba hakkab liikuma, uste avamine on välistatud. See ei ole võimalik teha uute trammide puhul. Aga vanad trammid, nende uksed käivad nii nagu vanasti automaatselt peatusesse jõudmisega? Ja vanade trammide puhul trammijuht ise teeb uksed lahti. Seal temal on 3 positsiooni. Esimene uks lahti, siis kõik uksed kinni ja siis kõik uksed lahti. Meie liikluses on erinevad sõidukid. Kõige suuremad nendest on trammid. Üks tramm koos reisijatega kaalub kuni 70 tonni ja on ilmselge, et 70 tonni kaaluva trammi peatumisteekond on kordades pikem tavasõidukist. Seega palun arvestagem sellega. Mis on oluline trammi sisenemisel ja trammi väljumisel? Trammi väljumisel on oluline see, et inimene kõigepealt teaks, kus peatuses ta maha tahab minna. Ja kui tema peatus läheneb, siis ta võiks hakata ennast juba ette valmistama, vaadata, kus tal asjad on, kas need on tal kiiresti nagu kaasa võetavad, mitte midagi maha jätma. Ja kui tramm jõuab peatusesse, siis peaks ta ootama nii kaua, kui ta näiteks istub, et tramm jääb seisma. Ja kui ta seisab, siis tuleb ka ikkagi nii kaua hoida ennast kinni käepidemest postist, et kui tramm jääb seisma. Sest alati võib olla veel võimalus, et tramm peab tegema äkkpidurduse. Ja siis kiirustamata hakkama väljuma, kui on tramm, mille uksed avab juht, siis vaatama, et mõni auto peatusest mööda ei vuhise. See puudutab platvormita peatust ja siis ta väljubki. Ise teenendavate ustega, siis ta avab endale ise ukse, samamoodi uksel avamisel on mingi aeg, siis ta suudab juba jälgida, et keegi kiirustaja autojuht sealt jälle mööda ei vuhise ja siis astub välja. Eriti puudutakse nagu koolilapsi, poisse, kes on kiired. Neil on kohe nii kui uks lahti läheb, hüppavad, et nad ei jälgi seda ja on selliseid õnnetusi meil juhtunud. Kuidas see trammi sisenemine peaks olema? Et televaataja küsib, et tal ei olnud võimalik trammist välja minna, kuna siseneja seisis tal ukse ees. Mismoodi see käitumine nüüd õige oleks? Eks nii paljudel kordadel juhtubki, et inimesed, kes tahavad siseneda, peaks muidu kõigepealt välja laskma need, kes välja tahavad tulla, mitte hakata kohe trügima peale. Ja kui siis väljujad on väljunud, siis sisenema, aga mitte jääma ka kohe ukse alla seisma, sest see takistab teiste sisenemist, see takistab peatuse või pikendab peatuse teenendamise aega ja alati leidma endale siis, kes sõidab kaugemale istekoha, aga kindlasti, kui olete sisenenud, siis on kindel reegel, et tuleb kuskilt kinni hoida, sest liikuma hakkamisel on ka trammil teatud inerts ja ikkagi võib
kukkuda. Eriti vanemad inimesed, kellel on võib-olla kes käib kepiga, kes karguga, neile on see väga ohtlik. Alati tuleb leida endale tugi ja hoida kinni. Kuidas on tasuta ühistransport trammindusele mõjunud? Kui vaadata või loendusandmeid, praegu siis valideerimise andmed, siis nende andmete põhjal on nagu sõitjate hulk suurenenud. Ta ei ole küll nii hüppeliselt, aga tramm on väga populaarne liiklusvahend, sest ta ikkagi on suhteliselt kiire, on ju lõike, kus tramm on teisest liiklusest eraldatud, eriti Kopli suund. Väga hea on, kui intervall on väike, siis ei pea alati sõiduplaani jälgima ja Kopli suunal ongi, seal on päris palju järjekordi meil, seal 3-4 minuti tagant Kopli suunal tramm liigub, nii et pole sõiduplaani vaja vaadata, istu peale ja sõida. Kas lennujaama suund kogub populaarsust? Lennujaama suund on väga populaarne ja eriti just ikkagi, kes meile saabuvad, külalised. Oma inimesed sinna juurde, sest ega lennujaam ei ole üksi, sest selles rajoonis on ka väga palju töökohti ja selles suhtes on ta väga populaarne. Ja kui vaadata jälle täituvust, siis 4. liini trammid, mis lennujaamas käivad, on kuni südaööni või nii kaua, kui ta liinil on, seal on alati inimesi. Alates 1. märtsist käesolevast aastast kehtib rida uusi liiklusmärke ja teekatte märgiseid. Näiteks on kohustuslikud nüüd elektroonilised liiklusmärgid. Aga millised märgid on jõus 1. märtsist ja kuidas nendest lähtuda, räägime edasi Maanteeameti liikluskorraldusosakonna juhataja Janno Sammuliga. Mis on need olulisemad muudatused? Selle määrusega muutuvad kohustuslikuks elektroonilised liiklusmärgid. Kuni siiamaani on olnud need märgid Tallinna linnas üleval kui soovitused, aga alates 1. märtsist on nad liiklejale kohustuseks ja järgimiseks. Seega, kui põleb elektrooniline liiklusmärk, mis näitab sõidukiiruse piirangut, siis alates 1. märtsist tuleb sellest kinni pidada. Jah, see on võrdsustatud tavalise liiklusmärgiga ja ka politsei saab teha oma järelevalvet vastavalt sellele. Aga millised veel muudatusi? Olulised muudatused on veel see, et teekatte märgistuse nooled muutuvad kohustuslikuks ja nad võrdsustatakse sama tähendusega nagu liiklusmärgid. Ehk tuleb juhinduda nooltest, mis on siis kas parklatele või ristmikele maha märgitud. Oluliseks muudatuseks võiks öelda ka, mis puudutab elektrisõidukeid, on vastav märk olemas, mis tähistab elektrisõiduki parkimiskohta. See oli varasemalt ju soovituslik. See oli varasemalt Maanteeameti katselise kasutusloaga võetud kasutusse. Seoses elektrisõidukite tulekuga meie teedele on neid parkimis- ja laadimiskohad nendega tähistatud, kuid otsest kohustust selle märgil ei olnud, et seal ei tohiks keegi teine parkida. Ja nüüd? Ja alates 1. märtsist võivad seal parkida ainult elektrisõidukid ja laadida siis elektrisõidukid. Millised on veel muudatused? Kas tuli ka uusi liiklusmärke? Ja uusi liiklusmärke on erinevaid tulnud. Kui me hakkame järjest rääkima, siis elektroonilistest liiklusmärkidega seoses võtsime kasutusele näiteks liiklusõnnetuse liiklusmärgi, kus on siis kummuli pööratud auto, et on võimalik kujutada õnnetuskohta. Võiks öelda, et üks väga innovatiivne märk on olemas selline, mis näitab või tähistab siis sõiduradade liitumiskohta ehk nii-öelda tõmblukku ja annab liiklejatele indikatsiooni, kuidas kõrval liikuva rea suhtes peaks käituma. Ehk selle rida, kellel kaob liiklus ära, sõidaks rea lõppu ja kõrval oleva rea autot lihtsalt laseks endad ilusti vahele, et ei tekiks sellist olukorda, kus kumbki ei teaks, kuidas liigelda. Eeskuju on võetud muu maailma kiirteedest just, et see sobiks kindlasti suurlinnades rakendamist. Teetööde teostajad on sageli kurtnud, et nende ajutisi liiklusmärke ei võeta nagu väga tõsiselt. Kas ka ajutise liikluskorralduse osas tuli nüüd mingi muudatus?
liikleja jaoks tähendustes osas tuli küll muudatus ehk ajutise liikluskorralduses kasutatakse üldjuhul eriti pimedal ajal igasuguseid kollaseid vilkuvaid tulukesi ja lampe, et liiklejale anda tähelepanu ohtudest. On kasutuses olnud ka nii-öelda kollastest lampidest koosnev nool ja ka selle määrusega on sellele nool võrdsustatud liiklusmärgiga. Kui nool põleb ühele või teisele poole, siis liikleja peab selle noole järgi käituma. Kas liikluskorraldaja peab alati panema need põlevad nooled välja või ei pea? Selleks, kuidas ajutisliikluskorraldus teha, on eraldi nõuded. Teatud tingimustel tuleb nad välja panna, on siis pimedal ja kehva nähtavusega ajal. Ka vastavalt ajutisliikluskorralduse määrust käesoleva ajal hetkel uuendatakse ja seal tulevad ka kindlasti liikluskorraldajale kohustused teatud olukordades, et tuleb välja panna. Et siiamaani neid on kasutatud nii ja naa. Ja küsimus selguse mõttes, et need liiklusmärgid kehtivad ikka kogu Eesti Vabariigi territooriumil, mitte ainult Tallinnas. Loomulikult, et see määrus kehtestab või sätestab tähendused liiklejatele Eesti territooriumil ja mõeldud ikkagi kasutamiseks või tervel meie riigi territooriumil. Et Tallinn on üks tarbijatest. Maanteeamet saab kindlasti politseilt tagasisidet ka liiklusmärgi nõuete täitmise kohta. Et milline on see hinnang, kui hästi autojuhid täna ikkagi liiklusmärke vaatavad, kui hästi nad liiklusmärke järgivad ja nende nõudeid täidavad? Kindlasti ta mingis osas on probleeme, aga üldjuhul, kui autojuht saab aru märgi põhjusest, siis seda ka järgitakse. Tihtilugu kahjuks see märk ja liikluskeskkond ei lähe omavahel kokku ja siin on meil väga suur arenguruum ja Maanteeamet püüab sinna poole astuda, et kujundada liikluskeskkonda selliselt, mis paneks liiklejad käituma, et see oleks ohutu ja märkidega anda täiendavaid informatsiooni, mis on vajalik selleks liiklemiseks. Aga meil on pikk tee veel minna. Need olid meie saate teemad. Teed ja tänavad lagunevad nii nagu igal kevadel ja samuti neid ka parandatakse. Hea liikleja, hoia tihemini oma pilk teel ja jälgi, et sa ei satuks löökauku. Tasub arvestada ka alati sellega, et trammid, kes meil liikluses osalevad, on suured ja rasked ning nende peatumisteekond kordades pikem tavasõidukist. Ja kindlasti ei tasu unustada ka seda, et alates 1. märtsist on elektroonilised liiklusmärgid meil kohustuslikud. Hea liikleja, kui sinul on huvitav teema, millest võiks olla kasu liiklusohutuse tõstmisel, siis palun kirjuta meie Facebooki kodulehele. Täname kõiki, kes on huvitavaid teemasi meie Facebooki kodulehel tõstatanud. Täname vaatamast ja soovime teile ohutut liiklemist.